Tervist, minu nimi Mihkel Helistaja, olen Arkovere kinnisvaraanalüütik ja räägime täna natuke sellest, mis on toimunud kinnisvaraturul seoses koroonaviiruse pandeemia esile kerkimisega. Et kui lähme mõni nädal ajas tagasi, siis võin üsna kindlalt väita, et väga vähesed või siis mitte keegi ei oleks arvanud, kuhu me siis tänaseks välja jõuame ja mis siis peatselt edasi saama hakkab. Et võin väita, et olukord on täna juba suhteliselt halb, sealjuures nii kinnisvaraturul kui ka mitmetes teistes sektorites. Ja mis siin salata, et olukord läheb peatselt veel halvemaks ja kuhu me siis lõpuks välja jõuame, on hetkel üsna keeruline endiselt prognoosida, kuna me ei tea siis kaua eriolukord ja sellega seotud viiruse leviku takistamisega seotud meetmed täpselt aega võtavad. Ja kuidas siis ühtlasi kujuneb sündmuste sarnane kulg meie naaberriikides ja näiteks meie põhiliste ekspordipartnerite riikides. Et me võime siin küll mingisuguseid paralleele hakata tõmbama näiteks Hiina pealt, kus piiranguid on hakatud taas leevendama, aga me ei saaks siis näiteks Eesti majanduslikku süsteemi või ka kinnisvaraturgu hakata võrdlema otseselt Hiinaga. Et kui me oleme minevikust tagasi, vaatame Eestist väljapoole, kuidas erinevad pandeemiad või siis epideemiad koos majanduskriisiga või siis eraldiseisvalt on kinnisvaraturgu teistes riikides ajalooliselt mõjutanud, siis meil ei ole paraku analoogset näidet, nagu meil praegu globaalselt siis aset leidmas on. Võime näiteks võtta seal 2003 aasta SARSi pandeemia ja näiteks Hongkongi linna näitel. Kinnisvaraturule mõju oli seal hinnataseme languse poolest natuke ainult üle 1%, aga see pandeemia siis võrreldes praegusega oli oluliselt mõõdukam, et ma ei saa mitte kuidagi lubada, et me näeksime tänasel hetkel sarnaseid muutusi. Tõenäoliselt hinnalangus kinnisvaraturul, sealhulgas ka siis elamispinnade turul kujuneb tõenäoliselt suuremaks kui näiteks SARSi pandeemia puhul näiteks Hongkongi näitel või siis ühegi teise linna näitel Hiinas. Ja aga samaaegselt siis ütleme, see turu aktiivsuse langus võiks tõenäoliselt olla suhteliselt sarnane nendele muutustele, mis siis näiteks tol ajal Hiinas olid. Ehk siis erinevate linnade näitel SARSi epideemia puhul me nägime näiteks turu aktiivsuse langust seal sõltuvalt piirkonnast vahemikus 30–70%. Et siin näiteks aprillikuus, mis Eestist tulla võib, ei paneks üldse imestama, kui tehingute arvu langus olekski näiteks seal 70%, mida siis valdavalt jäävad ülal hoidma näiteks uute korterite tehingud Tallinnas, Tartus, mille osas siis võlaõiguslikud lepingud on sõlmitud juba oluliselt varem ja neid siis lihtsalt realiseeritakse asjaõiguslepinguteks tänasel hetkel. Et siin märtsikuu ei ole veel läbi, aga Tallinnas tõenäoliselt tehingute arv pakuks, et jääb kusagil sinna 600 juurde või natuke alla selle, mida on siis ütleme põhimõtteliselt kolmandiku võrra vähem kui eelmine aasta samal ajal. Et mingisugusest hinnalangusest täna me ütleme vähemalt statistiliselt ei saa kuidagi veel väita. Kinnisvaraturg on suhteliselt madala efektiivsusega, tehingute tegemine võtab aega, sellise negatiivse informatsiooni jõudmine turule, eelkõige siis tarbijate käitumist, see võtab oluliselt kauem aega kui näiteks börsidel, kus me oleme siis viimaste nädalate vältel näinud üsna tugevat hindade langust ja ütleme kinnisvaraturul olulised tegurid lähitulevikus on ennekõike tarbijate kindlustunne, mis siis asub turgu otseselt mõjutama. Eks kui meil tööturul tööpuudus hakkab oluliselt kasvama, siis mõjutab otseselt inimeste kindlustunnet, nad ei julge enam tarbida, ei julgeta sõiduautosid osta, ei julgeta kinnisvara osta, hoidutakse muudest kulutustest, vähendatakse kulutusi, ettevõtted ei tee investeeringuid, et see kõik toob kaasa nii kaupade, teenuste kui ka ütleme kinnisvara ostmise vähenemise. Ja see omakorda kõik siis süvendab selle kriisi sügavust. Et kinnisvaraturul probleemiks saab olema ütleme hinnataseme mõju osas ennekõike see, et meil hakkab pakkumiste arv suurenema, kuna likviidsus on vähenemas. Aga kuna meil uute korterite laojääk oli siin circa 10 kuu juures ainult veel aasta alguses Tallinna näitel, et sarnast ülepakkumist nagu siin ütleme aastatel 2009 tõenäoliselt ei saaks kujuneda, muidugi ei saa ka midagi välistada, kuna me ei tea, kaua see eriolukord täpselt kestab, aga kui me siin eeldame, et aasta teises pooles asjad saavad hakata jälle normaalselt toimima, siis praegusel hetkel ma vähemalt ei näe, et pakkumise poolelt selline surve peaks hinnatasemele tulema.
Ühtlasi, miks me ei saa konkreetselt paralleeli tõmmata aastaga 2008 on see, et hetkel kriisis, kus me oleme, mis põhimõtteliselt siis alles algab, et meil selline laenuturu toimimine peaks kõikide eelduste alusel alles jääma, ehk siis krediidiliin ei peaks pankade poolt ära kaduma. Meil on tänasel hetkel ettevõtetel ja tarbijatel võimalik võtta maksepuhkust, mitte küll tõenäoliselt kõigil, aga väga suurel hulgal nendest. Ja see peaks siis sellise likviidsuse kadumisel ära hoidma, ütleme, krediidikriisi, ehk siis meil ei tohiks tekkida sarnast olukorda, nagu oli 2008, kus enam pangast laenu ei saa, kas siis kinnisvara osta või mingiteks muudeks kohustusteks, kus seda kapitali oleks tarvis. Et intressitasemed peaksid püsima suhteliselt madalal ka tulevikus, ennekõike siis sellest tulenevalt, et meil nüüd on omakorda käimas täiendav rahatrükk nii Euroopa Liidus kui väga paljudes teistes riikides globaalselt. Raha hind peaks püsima madal, selle pakkumine peaks olema suhteliselt laialdane ja laenukapital peaks püsima kättesaadav. Et lühiajaliselt kindlasti siin laenuturul meil hakkavad aset leidma mingisugused muutused, kus väga suurel hulgal tarbijate jaoks siis kaasa arvatud näiteks eluasemelaen ei ole enam kättesaadav, puhtalt seetõttu, et nad töötavad tõenäoliselt sektoris, mis on siis koroonaviiruse pandeemiaga kas otseselt või kaudselt seotud. Võtame tänasel hetkel näiteks kas või majutussektori, kus hotellid, kui kõik juba ei ole kinni, siis peatselt tõenäoliselt on, et nendel inimestel ei ole tööd. Võtame turismisektori, täpselt samamoodi lennundusega kõik seotud, et seal sektorites on väga keeruline öelda, millal see olukord paranema hakkab. Et on alust arvata, et turism ja majutus tõenäoliselt taastuvad siin oluliselt kauem kui nii-öelda tavateenused, kus siis sealjuures näiteks toidupoed ja apteegid praegu sarnaselt teistele riikidele Euroopas on jätkuvalt avatud. Ehk siis, kui me võtame näiteks ka börsiaktsiad Tallinna börsilt, siis Tallinna Kaubamaja näiteks on hetkel langenud hinnatasemelt oluliselt vähem kui näiteks Tallink, mille osas siis mõju on väga suur, kus siis laevad hetkel Soome ei sõida, mis omakorda on tekitanud olukorra, kus Eestis praegu tööpuudus on kasvamas. Aastatel 2008-2009 inimesed said vähemalt minna naaberriiki Soome tööle, et seda olukorda siis ajutiselt enda jaoks lahendada. Praegusel hetkel me ei saa isegi seda teha. Et iga kriis on erinev, mis see kõik täpselt kaasa toob. Iga päevaga näeme järjest rohkem, et ka kinnisvaraturul kindlasti need muutused ei saa olema samasugused, nagu olid siin circa 12 aastat tagasi. Et milline see turuaktiivsuse muutus ja hinnatasemete muutus täpselt olema hakkab, et see selgub alles tulevikus, et täna on väga keeruline mingisuguseid prognoose välja tuua. Aga kui me Tallinna näitel siin majanduse taas nii-öelda normaalses tempos toimima hakkamisel jõuame kinnisvaraturul, elamispindade turul tehingute arvult kusagile 2011. aasta tasemele mõneks ajaks, et see võib-olla ei ole isegi nii pessimistlik või isegi optimistlik, et võiks tunduda hetkel üsna tõenäoline. Et kui kiiresti me sealt taas ülespoole oleme võimelised tulema, on samuti väga keeruline öelda, et siin on ainult nädalate küsimus, kus olukord võib ja kõik need prognoosid võivad minna veel negatiivsemaks. Ja samas, kui me peaksime nägema mingisugust imet, et sarnaselt SARS-ile see tänane koroonaviirus peaks imekombel kuidagi ära kaduma, et siis me näeksime muidugi oluliselt positiivsemaid stsenaariumeid, aga ei tasu siin ülioptimistlikuks tänases olukorras muutuda. Et kui me Tallinna kinnisvaraturu juurde täpsemalt tuleme, et siis ütleme, kõige esimese löögi said ennekõike otseselt siis turismi ja majutusega seotud ettevõtted, et Tallinna vanalinn on sisuliselt tühi, mõni üksik inimene seal tõenäoliselt käib värsket õhku hingamas, aga kui me räägime ärikinnisvarast, siis ennekõike varad, kus pinnad olid koormatud käibepõhiste üürilepingutega, on saanud siis väga tugevalt pihta. Ja peale seda siis ka need pinnad, kus on lihtsalt üürilepingud, mis ei ole käibepõhised, seal samamoodi siis pinnad on suletud, kas eriolukorra meetmetest tulenevalt või siis nende üürnike enda algatusel.
ja nende maksevõime siis nii laenu teenindamiseks kui selle üürilepingu teenindamiseks on olulisel määral halvenenud. Ja see toob siis tõenäoliselt kaasa väga paljude väikeettevõtete pankrotilaine, mis omakorda toob kaasa töötuse suurenemise. Seda me näeme juba täna ja see olukord tõenäoliselt läheb siin lähinädalatel veelgi halvemaks. Et siin valitsus on teinud erinevad meetmed, ütleme toetuspaketid, kus siis näiteks eraisikutele plaanitakse 2 kuu vältel siis 70% ulatuses nende endine palgatasu nii-öelda välja maksta. Aga ega siin see 2 kuud midagi erilist ei päästa, et see olukord meil siin kestab tunduvalt kauem kui 2 kuud, et isegi kui eriolukorra meetmed siin mai alguses lõppema peaksid, mis ütleme Euroopa Liidus tervikuna tundub väga vähe tõenäoline, et isegi kui Eestis sisetarbimine taas kasvama hakkab, siis meie põhiliste ekspordipartnerite riikides olukord on tõenäoliselt endiselt suhteliselt halb või vähemalt sama halb kui meil, mis ei võimalda tõenäoliselt taastada ei turismi, ei lennundust. Vähemalt hetkel ma ei näe, et see võimalik oleks. Ja kinnisvaraturul samaaegselt siis ütleme, kui hotellid on siin kõige suurema laksu saanud hetkel, siis ärikinnisvarast on see juba edasi jõudnud. Büroopinnad on tühjad, kuni inimesed on kodukontorites. Täpselt samamoodi seal ettevõtete käive on vähenemas, kasum on samamoodi vähenemas. Üritatakse vähendada kõik kulusid, ennekõike neid, mis on toreduslikud. Sealjuures näiteks reklaamkulusid, igasuguseid ajalehtede tellimusi, kõik asjad, mida ei ole igapäevaseks ettevõtlustegevuseks tänases olukorras tarvis, kõigest üritatakse loobuda, mis on siis täiesti loomulik käitumine nii ettevõtjate kui ka tarbijate poolt. Et see jätkub veel mõnda aega ja büroopindade puhul siis hooned on tühjad, kaubeldakse üürihindades alla, üritatakse saavutada kokkuleppeid, et üüri mõnda aega näiteks mitte maksta või tasuda näiteks ainult kommunaalteenuste arveid. Et kui kinnisvaraomanikud maksepuhkust ei saa, siis on suhteliselt keeruline neil väga pikalt sellist olukorda hoida. Et näeme siin ka elamispinnade turul, kus paljud üürileandjad on juba olnud näiteks nõus oma üürnikele kas maksepuhkust või mingisugust üüritasu soodustust tegema mõneks ajaks, mis on muidugi täiesti tervitatav lähenemine. Et mida rohkem me üksteist hetkel aitame, seda parem on sellest kriisist loodetavasti välja tulla. Et kui me läheme ärikinnisvara segmentide osas edasi, siis ütleme laevu tootmispinnade osas selline tugevam mõju peaks tulema alles lähikuudel, kuna neil siis lepingud tellijatega on natuke pikemaajalised, ehk siis tootmistegevus võtab rohkem aega ja kellel siin on veel paari kuu vältel töid ees, et kui see tootmismaht vähenema hakkab, et siis tõenäoliselt siin tuleb täpselt samamoodi neid päringuid nii kinnisvarabüroodele kui omanikele, et oleks vaja abi, et saavutada mingisugused kokkulepped, et kas üürida alla tulla või peatada ajutiselt üürimaksete teostamine. Ja kui me elamispinnade turule tuleme, siis siin hetkel veel mõju me ei ole nii otseselt näinud. Mõned üürnikud on näiteks ise pöördunud üürileandjate poole, et tõenäoliselt lähikuudel või siis juba sellest kuust alates neil üüritasumine on raskendatud ja üritatakse siis samamoodi leida mingisuguseid kokkuleppeid. Ja mis siis elamispinnade turul edasi peaks saama hakkama, tõenäoliselt siis uute korterite müük kui ka järelturu korterite müük olulisel määral aeglustub. See peaks omakorda siis hakkama negatiivselt mõjuma hinnatasemele, mis peaks siis hinnad teatud määral alla tooma. See tõenäoliselt kestab pikema aja vältel, mitte ei juhtu koheselt. Et võib arvata, et siin eriolukorra meetmete leevenemisel kinnisvaraturul siis aktiivsus hakkab taas hoogustuma, kus siis me hakkame konkreetsemalt nägema neid täpseid hinnalanguse trende ja millistest segmentidest see siis kõigepealt avalduma hakkab. Et tänasel hetkel õnneks siis neid arendusprojekte turul ei ole niivõrd palju nagu möödunud buumiperioodil ja seetõttu siis see surve hinnatasemele peaks olema oluliselt väiksem. Et pigem ma muretseksin täna selle pärast, mis toimub näiteks ühisrahastusplatvormidel, et need projektid, mis seal finantseeritud on,
kuidas seal nii-öelda maksepuhkuse võimalusi neile pakutakse või kuidas neid kohustusi ajatatakse, et seal teadupoolest siis intress on oluliselt kõrgem kui näiteks traditsioonilistel pangalaenudel, et pigem seal on nagu risk suurem tänasel hetkel, kus asjad võivad halvaks minna. Et kui lähinädalaid edasi vaatame, et siis midagi olulist tõenäoliselt kinnisvaraturul toimuma ei hakka, kuna inimesed on kodus, keegi tehinguid väga ei tee, kinnisvara ostmisele ei mõelda, kodu ostmise otsused on tõenäoliselt edasi lükatud teadmata ajaks. Et täna me veel ei ole näinud pakkumiste arvu suurenemist nii-öelda müügikuulutuste osas, aga oleme siis juba näinud üürikuulutuste osas pakkumiste arvu suurenemist, mis suures osas tuleneb Airbnb nii-öelda ärist, kus siis pakkumiste arv on AirDNA andmetel olulisel määral juba vähenenud ja need korterid siis liiguvad lühiajalise majutuse turult pikaajalise majutuse turule ja osa neist on tõenäoliselt siis ka juba müügikuulutuste alla siirdunud. Et kui me Tallinnast väljapoole lähme, siis Airbnb äri on olnud suhteliselt edukas ka mitmetes Eesti väikelinnades, sealjuures näiteks Rakveres. Et kui ma siin huvi pärast vaatasin, mis Rakvere pikaajalist üüripakkumiste arvu suhe näiteks müügipakkumistesse on, siis see on juba täpselt sama suur nagu Tallinnas, mis on siis suhteliselt eriskummaline ja võib arvata, et seal siis me võime täheldada üürihindade langust lähiajal, kuna see pakkumine on lihtsalt liiga suur. Et kui vaatame, mis välisriikides pakkumise poole pealt hiljaaegu toimunud on, siis väga paljudes linnades on välja toodud nii Euroopas kui ka juba Ameerika Ühendriikides, et inimesed ei julge müügikuulutusi portaalidesse hetkel lisada, kuna nad kardavad võõraid enda juurde kutsuda, et korterit või maja näidata, kuna nad siis võivad nakatuda koroonaviirusesse ja seetõttu siis ka juba olemasolevaid kuulutusi on hakatud portaalidest maha võtma. Et Eestis hetkel vähemalt ma ei saaks väita, et siin mingisugust sarnast tarbijakäitumist saab esile tuua, et üldiselt mulle tundub, et väga suurel hulgal eestlastele ei ole nagu kohale jõudnud, mis globaalselt üleüldse toimub, mida see koroonaviiruse pandeemia nii majanduslikult kui sotsiaalselt võib kaasa tuua ja mida ta tegelikkuses juba on kaasa toonud. Et meie siin analüütikutena räägime, kui halvaks kõik läheb, aga väga paljud inimesed ei ole veel aru saanud, et midagi üldse väga muutunud. Justkui oleks peale selle, et nad kodus peavad praegusel perioodil olema, et ütleme nii, et negatiivsete sündmuste kulg on alles hiljaaegu alanud ja see mõju siis lõpptarbijale või ütleme siis üksik indiviidi tasemele jõuab alles mõningase viitajaga. Ja järgmine nädal vaatame siis tõenäoliselt uuesti, mis kinnisvaraturul vahepeal toimunud on, millised otsused tarbijad langetavad. Et kohtumiseni uuel nädalal. Aitäh!